Под конвоем бойцов эстонского корпуса по улицам Таллина шли длинные вереницы пленных. Это были немцы, потомки тех, что в течение 7 столетий пытались поработить эстонский народ. Теперь им придется надолго запомнить урок 1944 года. Над башнями Выжгорода, старинной крепости Таллина, снова взвился флаг свободы. 24. novembril 1944 langes jälle Nõukogude okupatsiooni alla viimne jalatäis Eestimaad, Sõrve säär. Venemaa tagalast tulid tagasi Nõukogude inimesed, eelkõige sõjamehed, teostama Nõukogude võimu, ehitama uut elu. Aga nende jaoks, kes olid olnud kodumaal, oli kõige koledam teadmatus, mis nüüd õieti tuleb. Kas jälle küüditamine, tapmised. Paljudele oli lohutuseks valge laeva ootamine. Eesti jaoks oli sõda läbi. Salakaval punavõim oli just nagu leebemaks läinud. Nüüd oli ametlikult kasutusel Eesti hümni esimene ja teine salm. Esimene jõulupüha muudeti puhkepäevaks. Aga teisest küljest nädal enne jõule kehtestati massiterror määrusega number 380 sakslastega koostööd teinute kohta. 5 aastaga arreteeriti 12 000 inimest. Ja nägin seda Tallinnas seda miitingut, kui tuli. See oli vastik ja valus vaadata, kuidas minu selja tagant 25-aastane mees kinni võeti. Viidi minema sellepärast, et ei võtnud mütsi maha, kui internatsionaali mängiti. Ja meil oli siin venelasi, kes olivad meie poolt ka. Esimene koht, kus läksime, oli Valmse lähedal, Vene perekonda, need varjasivad. Võtsid meid vastu. Need ei olnud ka selle poolt, kommunismi poolt, ega vene rahvus ei olnud albim, aga see valitsus oli niimoodi. Rahulikud linnavaated ei anna ettekujutust sel ajal valitsevast pingest. Tavaline inimene samastas mõisted Vene ja Nõukogude. Ei läinud uuega kaasa, aga ometi tahtis elada ja töötada. Uus võim otsis aga vaenlast. Kohapeal teostas võimu partei ja Nõukogude aktiiv. Igas maakonnas oli 500 relvastatud rahvakaitsemeest. Santaažiga värvati nuhke, koputajaid, agente. Ma ei ütleks, et oleks vaenulik suhtumine olnud. Iseasi muidugi need kuldpagunitega ohvitserid, kes julgeolekus tegutsesid ja kes mulle terve päeva näiteks peksa andsid, nii et tagumik oli ribadeks. Aga mis ohvitserid need olid? See ei olnud enam armee. Need olid mõrtsukad ja timukad julgeolekumehed. See on hoopis teine asi. Näiteks minu ema oli nendega täiesti hädas on. Käis üks härrasmees käis minu ema juures päeval, siis kui isa oli tööl, mina olin koolis ja hakkas tema käest küsima, mis siin majas, mis see inimene räägib teile, mis see teie tuttav räägib. Punaarmee enda töö, linnade purustamise, ajas propaganda sakslaste süüks. Taastamine tähendas kõigepealt varemete tasandamist, seega ka vanade väärtuslike ehitiste hävitamist. Hävis terve Narva, osa Pärnust, Tartust ja Tallinnast. Ajaloomälu kustutamiseks hävitati ajaloolisi ja kultuuriloolisi monumente, ka palju kalmistuid. Sõjategevuses kannatanud kodulinna taastamine on saanud kõigi pealinlaste aukohustuseks. Suure sotsialistliku oktoobrirevolutsiooni 30. aastapäevaks võisid meie ehitusorganisatsioonid uhkusega porteerida Estonia teatrihoone taastamistööde lõpetamisest. Nõukogude Eesti suurim kunstihoone on valminud kaunimana, kui ta oli varem. Teatrisaali arhitektuuriline ja kunstiline kujundamine on Nõukogude inimeste töö suureks saavutuseks. Estonia teatrimaja ehitati üles 3 aastaga. Selle rahvuslikult olulise hoone taastamine kuulus esialgsesse lepitavalt meelitavasse poliitilisse liini. Pompöösne stalinlik sisekujundus, eriti teatrisaali laemaal, oli tõeline apoteoos saabunud õnneküllusele Stalini päikese all. Tegelikult algasid arreteerimised Saksa sõjaväest olnute seas kohe pärast venelaste saabumist. Ja kui sõpru, naabreid, sugulasi hakati arreteerima, siis need, kes ei olnud veel vahele jäänud, sageli neil ei olnudki muud valikut, kui minna metsa. Nii et siis Saksa sõjaväes sõdinute, Soome
sõjaväes sõdinute hulgas oli metsavendade osakaal väga suur. Sealt isa ja ema tapeti, üks poeg sai sealt tulema, jalast läbi lastud ja sai arumise lakka sinna koju varjule, aga üldiselt saadi teada, et seal on. Mul oli parajasti seal Tänava ääres 7. klass, saksa keele tund ja siis ma nägin, kui toodi, sõdurite vahel toodi sinna ülesse neid poiste isasid, kes olid Võhmalt ja Palmsest pärit. Jah, Brunakülas seal tulid sinna sisse venelased ja seal hakkasid seal röövima lausa. Ja naabrimees läks nagu õiendama või märkust tegema ja siis löödi riiaisaga surnuks mees. Algas industrialiseerimine Nõukogude moodi. Rajatud ja taastatud ettevõtted polnud Eestis tihti majanduslikult põhjendatud. Nende tööjõud toodi sisse. Kiire industrialiseerimise teine eesmärk oligi rahvastiku venestamine. Tööstustööliste arv 3-kordistus 6 aastaga. Põlevkivibasseini ja Narva vabrikute töölised tulid peamiselt Venemaalt. Virumaa idaosa venestati. Linnades, eriti Tallinnas, algas võõrtööliste sissevool. Tööstus andis pärast sõda allapoole oma 41. aasta toodangust. Tööstuse taastamine tähendas Eesti lülitamist üleliidulisse süsteemi. Rõhk oli rasketööstus. Põlevkivitööstus taastati 46. aastaks. Loodi põlevkivi gaasitööstus Leningradi varustamiseks. Põlevkivitööstuse varal oli kogu tööstuse kasvutempo väga kiire, 36% aastas. Kurnatud Eesti talu pidi toitma linna ja rajatavat tööstust. Rahvas oli juba harjunud kaardisüsteemiga. Igal pool olid suured järjekorrad ja inimesed läksid, poolest tööst läksid järjekorda juba. Näiteks suhkrusabad kuulsad, need olid ju siin juba pool kilomeetrit, vaata, et pikad olid. Poolest tööst inimesed läksid järjekorda ja siis järgmisel poolel päevad said oma selle pool kilokest said kätte, mis oli kuus ette nähtud. Need, kes läksid metsa, neil toidukaarte polnud. Erinevail hinnanguil on metsavendi sõjajärgsel aastal kokku olnud 15 kuni 30 000 meest kõigist rahvakihtidest, kes siis võitlesid relv käes või siis ainult varjasid end. Kõige rohkem oli metsavendi Võru ja Pärnumaal. Kõige aktiivsem võitlusperiood kestis 49. aasta märtsi küüditamiseni. Sõjaliselt ei suutnud Eesti metsavennad palju ära teha, aga moraalselt oli nende võitlusel suur tähtsus. Võtsime auto, see kellamehe poeg või Eduard pani omale siis miilitsariided selge ja mina olin siis nii nagu autoinspektsioon. Pärnust tuli masin, punase lipuga näitasime kõrvale, kohe kinni, seis. Ma ütlesin, autojuhil kohe läheb taha. Läksime selle venese juurde, ütlesime, et ruki värk või estonskim partisaane. Ja nüüd, kui tuli sealt Narva poolt masin, sõidumasin, jäi seisu, anti märku kohe meile ja lõime tule peale. Seal siis sai autojuht oli, see oli adjutant ja siis pidi keegi veel oli seal kolmas. Nii et said siis surma. Lükkasime siis masina tie pealt ära ja panime siis põlema. Rünnati sõjaväe konvoisid metsa vahel, rünnati julgeolekuohvitsere, sageli ka näiteks täitevkomiteesid, mis olid Nõukogude okupatsiooni põhilised tööriistad koha peal. Arutasime selle samaga Jaagupiga, kes korpuse mees, lähme käime vallamajas ära. Panime siis kalpsud ja kartulikotid, mis me saime sealt kätte, panime ümber jalgade, need saapad ei ju annavad märku. Aga kui toas käid, siis on niisugune asi, et ei ole kuulda üldse. Siis saime seal automaatrelvasid veel seal ja Eesti Arsenal püsse oli ja siis kassettisid just oli, poolautomaadil niisuguse asju, mis oli vähe, et oleks neid rohkem olema. Võtsime toidukraami ka kaasa ja siis tulime ära, nii et rahulikult magas, need ei teadnud mitte midagi. Rõõmu ja vaimustusega
tähistasid Eesti linnad ja külad Nõukogude Eesti 5. aastapäeva. Suure ülelinnalise rõõmumiitingu avab Eesti NSV rahvakomissaride nõukogu esimees seltsimees Veimer. Kinokroonika näitab üksnes kahepalgelise elu üht poolt. Õnne elada Stalini päikese all. Ülekuulaja oli võtnud siis püstoli ja virutanud püstoliga vastu lauda, öeldi, et lasen su siin samas maha nagu koerapoja, kui sa hakkad veel meid siin oma varjunimedega mõnitlema. Isa tuli koju ja teisi kodus ei olnud. Ma olin siis üksi kodus ja seal koju ütles nii, lõpp, enam sinna ma ei lähe. Ja läks siis nii-öelda metsavendlusesse. Raske oli metsas ja põranda all vastu pidada. Kerge oli sisse kukkuda. Ülekuulamismaterjalid sisaldavad tunnistusi, mis on enamasti saadud nõndanimetatud füüsilise mõjutamise meetodite rakendamisel. Keeruline on eristada, kus on tõesed ütlused, kus meeleheites ükskõik millele alla kirjutatud. Ta tunnistas partareis üles ja ütles, et ma andsin sind ära. Et ma ei saanud, et nad peksid mind kaigastega, eks ole. Me olime nii see boksist. Ma küsin, kes oled? Vaat ma olen see ja see. Et mina andsin teid ära. Mul oli naine, hakkasid mind jälle kaigastega peksma. Ma ütlesin, et mul oli ka naine ja teised sõbrad olid tead. Üsna levinud metsavendade hulgas oli hoiak ennast eluselt mitte kätte anda. Kuna ei teatud, kuidas pannakse vastu ülekuulamistele, kui siiski elusalt kätte jäädi, siis esimene reegel oli 3 päeva tuleb vastu pidada. Siis võib rääkima hakata. Tähendab, kui mees on kadunud, siis ja ilmu 3 päeva jooksul välja, siis tuleb punker maha jätta ja minna uude kohta. Metsavendade kõrval osutasid Nõukogude võimule vastupanu ka koolinoored. Põhimõte oli teha midagi, näidata, et mitte kõik ei ole selle uue ja nõukogulikuga nõus. Aastatel 45-53 peeti 82 kohtuprotsessi. Süüdi mõisteti üle 700 noore. Noorte vastupanugrupid hävitasid kommunistide ausambaid Tallinnas, Tartus, Rakveres ja mujal. Levitati lendlehti. Töötasin trükikojas, siis ma ladusin tinatähtedest ühe ilusa teksti. Tõin selle koju, sain natuke kaasa võtta trükivärvi, kummirulli ja kodus sõbraga me tegime neid lendlehti. Üks Tallinna organisatsioon relvade ja varustuse hankimisel tapsid ühe vahisõduri. Siis Tartus punt poisse, kes tahtis Soome, kuidagi tuldi, igatahes millegi pärast tuldi neile järgi, tuldi tabama ja kinnipidamisel laskis ühe miilitsa maha haavas teist. Nii et kõik niisugused asjad, mis läksid tõesti terrorismi alla ja mis oli. Määrati 6 surmaotsust, millest 3 viidi täide. Repressiivaparaat ise oli keeruline. Esiteks kohtud ja mitmesugused tribunalid. Teiseks kohtuvälised organid, troikad, kolleegiumid, erinõupidamised. Aga tavaline ülekuulamine käis ainult öösiti, päeval magada ei lastud, ööd järgi mööda, uurijad vahelduvad. Sina istud seal samas pingi peal või vahel seisad püsti. Siis oled valmis alla kirjutama ükskõik mis asjale või asjad, see ära lõpeks. No vot, nad üldiselt peksid igaks juhuks kõike. No et kes veel oli Soome sõjaväes ja praegu Tartut mööda ringi kõnnib, neid oli muidugi üsna mitu. Ja siis, et kas on üliõpilaste hulgas mingi põrandaalune organisatsioon. See hoidas neid eriti. Omandades eesrindlikku nõukogude teadust, hüpseb siin uus teaduslike töötajate põlvkond, kelle ülimaks sihiks on kogu jõu ja oskusega teenida töötavat rahvast. Tartu Ülikoolis algas õppetöö 44. aasta novembri keskel. Partei ja valitsus nõudis marksistlik-leninliku maailmavaate süvendamist õppe ja teadustöös. Survepoliitika tabas nii üliõpilasi kui õppejõude. Ülikooli parteiorganisatsioon, kes seda ellu viis, kasvas 5 aastaga 3-lt 109 liikmeni.
likvideeriti teadusseltse, sealhulgas 50. aastal õpetatud Eesti selts. Katkes ülikooli toimetiste väljaandmine. Ülesanne oli kogu kultuuripärand ümber hinnata. Sellega tegeles ka tsensuuriamet, kes puhastas raamatukogusid. Kokku korjatud keelatud raamatud raiuti peeneks või põletati. Hävitati umbes 26 miljonit raamatut. Teadusraamatukogude erifondides säilis umbes 15% raamatukogude varadest. Rikutuna, välja lõigatud keelatud lehtedega, dušiga sodituna. Hävitamise kõrval kirjastati uusi. Aastail 40–50 ilmus 6000 raamatut ja brošüüri. Rohkem kui 40 miljonis eksemplaris. Seega 4-5 eksemplari inimese kohta aastas. Sellest kõige rohkem iga 5 ühiskondlik-poliitilist kirjandust. Lenini, Stalini töid. Kui ma aga aasta pärast vanglast tagasi tulin, siis oli juba midagi muutunud. Hirm oli palju suuremaks läinud. Kusjuures aga see õppejõudude poolt loodav vaimsus oli ikka veel see endine, mis kestis umbes aastani 1949-1950. Vaat siis alles tuli see võimas Nõukogude press peale ja õppejõud hakkasid ka juba kartma. Ka nende hulgas oli palju arreteerimisi. Sajad ja sajad talupojad ja töölised panid käed külge, et ühisel nõud ja jõul teha viljakandvaks soostunud maala. Ühisel jõul parandab Eesti rahvas rasked sõjahaavad, täidab ja ületab uue 5 aasta plaani, saavutab kodumaa majandusliku ja kultuurilise õitringu. Ühistööle järgnenud rahvakoosolekul Eestimaa kommunistliku bolševike partei keskkomitee sekretär Sitmes Karotam andis kiitva hinnangu saarlaste tublidusele ja üksmeelele kodumaa pinna viljakandvamaks muutmisele. Saarlaste patriootiline algatus leiab järeltegemist kogu Nõukogude Eestis. Ja sealt siis tehti see kulakute nimekiri ja hakati siis neid vaevama. Kõigepealt pandi neile kaela tohutu metsa ülestöötamise või metsast väljavedamise norm. Aga see mets töötati, siin Harjumaal ei olnud lähedal metsa, tal tuli metsa üles töötama minna kusagile Alutaguse metsa. Omal kodust leivakott kaasa võtta sinna minna. Naised ei saanud minna, nad pidid omale võtma kusagilt siis abilise, aga see sama abiline sai talle jälle veskikivid kaelas, mis ta uuesti põhja viis, sest sa oled palgalist tööjõudu kasutanud. Teine oli see, et pandi neile kohutavad normid, põllumajandussaaduste äraandmiseks riiklikud normid. Need olid mitmekordselt suuremad kui väiksel talupidajal. Kolmas olid kõrged rahalised maksud ja need ulatusid tuhandetesse rubladesse. Neid aga kusagilt saada ei olnud. Ja paratamatult tunnistati siis, sa oled kulak, sa oled veel jätnud oma kohustused riigile täitmata. Kardeti inimest. Ja kardeti veel kõige, et äkki see inimene hakkab hästi elama. Need koloosid olid, kuulge, no jumal hoidku tol ajal. Lehmad olid kõik nööridega lakke seotud ja kogu see värk oli üks farss. Samal ajal lauldi ja kuulutati, et maailma kõige parem elu, maailma kõige õiglasem kord ja siis löödi veel kammturri ja hakkas need küüditamist peale. Nõukogude võimu vandenõu Eesti rahva vastu dokumenteerib ligi 1,5 riiulikilomeetrit arhiiviainest Eesti Riigiarhiivi filiaalis. Sinna kuuluvad julgeoleku ja Siseministeeriumi materjalid, mis on autentsed ja kriitilisel kasutamisel usaldusväärsed. Nendel riiulitel on ka küüditamismaterjalid. Sellel oli ikka mitu kindlat eesmärki ja üks nendest oli siis nende talude hävitamine, sest Eesti maatalu oli ikkagi see, kust oli võrsunud või kust oli pärit, ütleme, see maasool. Ja see oli selge, et kui see Eesti talu sellisel kujul püsib, siis venelased oma vaimu siin külvata ei saa. Ja teiselt poolt oli ka see, et nad olid ka põhiliseks toitjaks, toeks ja sisemeseks nendele, kes ennast metas varjasid. Tähtsaimaks tööks praegu Nõukogude Eesti põllupidajatele
on rikkaliku viljasaagi õigeaegne ja kadudeta koristamine. Kõigis külades undavad viljapeksumasinad, et kiiremini lõpetada viljapeks ja tasuda oma auvõlg riigile, täita viljavarumise plaani. Seltsimees Stalinile antud lubaduse täitmiseks organiseerisid Tartumaa Nõo valla talupidajad kogu valla talupoegadest koosneva punavoori teraviljanormide kiireks tasumiseks. Partei propaganda vaikis kolhoseerimise plaanist kaua. Signaal tuli Moskvast mais 47. Septembris tehti Saaremaal esimene kolhoos. Masskolhoseerimine kevadel 49 viidi ühe korraga läbi NSV Liidu kõigil uutel läänealadel, aga sellele eelnes suur küüditamine. Metsavennad arvasid, et sellisel viisil on võimalik küüditamist vältida. See muidugi ei õnnestunud neil ja pärast küüditamist läks väga palju inimesi metsadesse, liitus metsavendade rühmadega ja suurel määral hakati ka kätte maksma küüditamise eest. Ja ma mäletan, üks kolhoosi esimees tuli siis kohtumisele, tuli nii, ta oli palja jalupüksi säred olid üles koritud hommikul ja automaat oli kaelas, tuli juttu ajab. Ja hommikul kella 5 ajal põrutati püssipäradega ukse peale ja tulid sisse siis päris suur kamp, igatahes ilma paguniteta, niisugused nagu need NKVD mehed armastasid ringi käia, sineid seljas, need täitipuga mütsid peas, aga ilma paguniteta, need olid siis need ninamehed, üks naisterahvas, keda ma ei tea, ei tunne, oli siis eestlastest, kes luges seda otsust ette, minu vanaemale, on määratud asumisele. Naabri perenaine tuli suure nuttuga meile, et kas teil leiba on, kaasad meie pere viiakse ära, et kas te saate leiba meile kaasa anda. Meil oli leib olemas ja andsime kaasa ja siis mõtlesime, et mis nüüd tuleb, et ei tea. Olin juba natuke ärevil, aga ei tulnud järele. Telefonid olid ja kõik välja lülitatud sel päeval. Ei saanud arugi, mis asi on. Aga siis hakkasid tänaval liikuma need autod, kus istusid need küsitatud olid peal ja kõige niisugune masendavam oli see, et sulle loeti ette, et saad eluks ajaks, su käest võeti allkirjad, et sa põgenedes saad 25 aastat rasket sunnitööd, et sul ei ole õigust valida endale tööd ega ametit, ainult füüsiline töö, ja selline represseerimine oli nagu kõige hullem. Küüditamise eelõhtul oli kolhoosides 8% taludest. Kuu aja pärast 64%. Riiginormid ja traktorijaama töötasu neelasid kogu vastse kolhoosi saagi. Kolhoositöö kaotas mõtte ja kolhoosnikud tööharjumuse. Siis tuli suur kampaania, et avaldused teha kolhoosi astumiseks. Siis kirjutasid igaüks küüditamise hirmust avaldused ja ma mäletan, kui ma Sagadist tulin, läksin koju ja ema tuli lehm käe kõrval vastu mulle. Meie naabruses oli siis karjafarm või niimoodi. Ja ma ütlesin, et sa viid oma lehma. Ema ütles niimoodi, et vanaisa ütles, tema isa, et minu isa Tanel Romm ütles, et meie peame niimoodi tegema, nagu riiklik korraldus on. Kolhoosi palk oli aga kõige madalam, mida mina olen siin oma ajalugude kirjutamisel teinud, oli 4 kopikat raha ja 90 grammi põhku kuus või päevas. See on siis aastateenistus 12 rubla pluss 90 kilo põhku. Ühes artiklis olen ma nii kirjutanud, et kolhoosniku palk oli nii suur, et tellida rajooni ajaleht Harju elu, millest ta võis lugeda, kui hästi kolhoosnik elab. Jah,
just need kampaaniad ja need loosungid ja näiteks kooliõpetajad, meilt nõuti kui palju loosungid koolis ja ka mujal ja ka lehmalautadesse, kurat, loosungid. Ja siis õpetajad olid kõulimaas seal saali põrandal ja maalisid aga neid loosungid. Jah, väga raske oli uskuda, sest ma nii armastasin seda Eestimaad. Mul oli nii raske seda ja kui mu isa kuulas salaja neid Ameerika hääli ja ema ütles, et jumal, mis võib juhtuda, sa kuulad neid ja et keegi võib kuulata ja niimoodi. Meil oli majas sinimustvalge lipp, sellega oli niisugune lugu, et kuna meil käidi siin, olid igasugust läbi otsinud, lihtsalt see lippu me võtsime 3 osaks, valge eraldi, see läks eraldi kappi, sinine läks kuskile teise kohta riiuli peale ja must läks hoopis teise kohta. Ja väike laualipp, see oli ka peidus, ikkagi vabariigi aastapäeval sai ta välja toodud. Me olime väga pettunud Läänes. Omal ajal ja kuulati seda Lääne raadiot ikkagi ja Valget laeva oodati ja seda ma tean ja meil ise ka. Me tõsimeeli lootsime seda. Naabripostil oli seal väikene raadiokrõps ja siis käisime seda, krutisime ja ikkagi ja lootsime, et tuleb, kuni siis tulid kõik need küüditamised ja kõik see läks nii, et ei tulnud. See on nagu mingi reetmine justkui ja sellest peale kadus nagu lootus. Seltsimehed, tõstame klaasi Eesti rahva kõige parema sõpra. Terviseks, kes on loonud Eesti talupojale kolhoosi tee, mis viib meid kultuurilise arenemisele. Seltsimees Stalini terviseks. Viie sõjajärgse aasta jooksul oli elus mõndagi muutunud. Nõukogude võim oli arreteerinud mitukümmend tuhat inimest. Kommunistlikus parteis oli 1945. aastal 2400 liiget, aasta hiljem üle 7000. 50. aastal algas kultuurielus niinimetatud kodanlike natsionalistide tagakiusamine. Valget laeva ei olnud kusagil näha tulemas.